Millega täna Martti mind üllatada võiks? Tahaks teada, et mis siis täna? Kui palju tüdrukuid on sind siis niimoodi orki tõmmad sellega, et nad on natukene nooremad, kui nad tohiksid olla? Delikaatne teema, millest avalikult ei räägita, aga on juhtunud. Noh, nagu me siin ilmselt nagu kogu peaaegu iga saate vältel kuidagi moodi või üle saadete jõuame selle asja juurde, et meie nooruspõlv, kus me siin tegime sigatükke, võib siis öelda. Kogusime ületaks, et me kogusime kogemusi. Mille tulemusena on siis me manifesteerume seda siis kõike nüüd siin selle saatena, et te saate nautida meie kogemuste pagasi. Pigem palun meie vigadest, mitte enda vigadest. Aga kindlasti tehke ka ise vigu, sest et nii. Ei viitsi hakata seda tipu eest ajama. Ma olen välja valinud kuulsused, kas siis sellest ajast, kus olid alaealised või täisealised. Ja sinu ära arvata ongi, kas sellel pildil, mis ma sulle ette panen, on see noor daam piisavalt vana, et... Miks sa diskrimineerid sooliselt mehi? Miks sa ei pannud mulle siia ühtegi... Sest me võime seda teha äkki meestega kunagi teine kord. Absoluutselt. Miks mitte, absoluutselt. Kui sulle see idee meeldib, siis vajuta videole like. Aga lähme siis kohe esimese juurde. Britney Spears. See vist on videost Hit Me One More Time võetud. Ma nüüd ei saa päris hästi pead anda, kas ta oli tol hetkel kas 16 või 18. Jailbait Eesti või mis riigi seaduste järgi? Ei mõtle, mis siis USA ikkagi. Mis USAs on? USAs on tegelikult USAs täiskasvanud 18. Aga nagu vaata jällegi seal on ju osariigid. Nii et üleüldiselt osariikides on see seadusandlus natuke teissugune. Okei, lepime siis kokku 18 pluss või alla, nagu täisealine või alla täisealine? Alla 18 on Jailbait ja üle on normaalne. Britney Spears Hit Me One More Time videos oli minu arust, kas ta oli täisealine juba või? Ta näeb nii baby välja. Jailbait. Igal juhul, selle video välja laskmise ajal oli tema 17-aastane, tal oli jäänud umbes kuu aega selleni, et ta saab 18, aga loomulikult videot filmiti juba ju varem. Sest et see hetke on niisugused vinged kaamerad nagu meil ja sai kõik kiiresti ära monteerida, et seal oli suur protsess selle video taga. Aga tõesti, tänaseks on ta saanud väga niisugune respectful noor daam. No... Vanem naisterahvus. Kas just respectful peale ma mingit... Jah, okei. Ei, tore naine ja mulle Hit Me Baby One More Time lugu väga kunagi meeldis. Lähme järgmise üle. Rihanna. Riri, selle pildi peal või? Jaa, selle pildi peal. Selle pildi peal on Rihanna kindlasti täiesti 158,96% täisealine. Mille järgi sa seda arvad? Tal on tatoveering ja... Kas sa tahad öelda, et ma ütlen sulle, et Liina oli 16 aastane, kui ta tegi oma esimese tatoveeringu? No las ta olla, aga ma arvan, et Riil oli rohkem mõistust. Ta ei ole täisealine. Siin on juba väikselt tuled ja vilet küljes, jah? No siin on natuke juba nagu püsti natuke rohkem paugutatud ja kuidagi see pilk ja nägu ütleb mulle, et ta on küpsem kui 18-aastane. Tõesti, see oli üks uuemaid pilte siis temast. Niukese Runway'l mõtlesin, et nagu ta on alati näeb välja üsna nooruslik ja annab seda väikest 20-aastase vaibi. Kuigi ta on tänaseks, nagu juba ühes meie saates ütlesid, 29-aastane, kui mäletan õigesti. Ma täpselt ei mäleta, vist on siin nagu kusagil 30 kanti juba hea. Niiviisi, siin on üks tütarlaps, Billie Eilish. Kes tuuvelub? No see on üks uus up and coming artist, väga ässalt panev artist. Ja tema, kas ta on alaealine või täisealine? Just. Nende modelli lukkidega tüdrukutega on alati nagu väga keeruline. See on tema nagu albumi üks photoshoodilt. Albumi photoshoodilt. Kena tütarlaps on väga huvitava näoga ja värki. Nii et kui sa näeksid sellist tütarlast, ütleme siis niimoodi, oled vaba mees, mõtled, et noh, võib-olla võiks rääkida juttu ja nagu juttu ikka rääkida, kutsuda siis nagu kohvile. No seda vist enam ei või või? Ma ei tea, vaata nagu mõtle nagu. Tšakred avama. Vaata mandalat. Ta on ju täpselt siuke piiri peal näeb välja, et ta võib olla üks ja teine. Ma arvan, et ta on Jailbait, kus ütlesid, et on mingi upcoming star ka veel ja mingid asjad. Äkki on järgmine mingi lapsartist, kes on maailma valutamas. Tõesti, detsember 18-2001 oli tema sünniaasta, nii et sellel hetkel sai ta 16-aastaseks. 15-aastaselt lasi ta välja oma esimese, kas see oli album või EP, ma ei oskagi nüüd öelda. Ja tema viimane lugu, mis tuli välja paar nädalat tagasi, on saanud siin kuulamisi 22,5 miljonit. And counting. Täpselt. See on Liina lemmikartist praegu, ma kogu aeg kuulama seda nagu autos. Kes sinu lemmikartist praegu on? Keda sa praegu kõige rohkem kuuled? Mul ei lihtsalt aega nagu võtta ette, et kuulata mingit lahedat lugu. Mul lihtsalt ebamugav öelda seda, aga mul on tõesti see on loll vana inimene, kes kuulab raadiot. Mina kuulan Nothing But Thieves'i kõige rohkem. See on ka väga hea bänd. Kes tema on? Üks näitleja, mul kahjuks läks meelest ära, mis ta nimi oli. Keit tundub, vaata tal on kate kirjutatud siia rinnaku peale, ei ole. Jailbait or not või? Jailbait or not. Kehakumerustega teda nüüd just nagu kaunistatud ei ole, et siin saaks selle järgi teha mingi... Juurde pole ka lasknud panna veel. Ei ole veel lasknud panna ja... Nagu neil seal näitlejatel kombeks on seal ikka tuleb panna, no ikka paned juurde, mis?
alaealine. Alaealine või? Ma arvan alla 18. Dakota Fanning on tänaseks 24 aastat, aga tegelikult selle pildi peal on siis ta 22 aastat. Ta tihtipeale mängibki selliseid nooremaid inimesi siis oma filmis. Jaa, aga ei, no aga ta tõesti on väga... Tema oli ka muideks üks, keda mõeldi siis tükk aega panna 50 Shades of Grey seda naisrolli mängima. Kuna ta nägi niukene kiitsakas ja hästi. Pole ühtegi filmi näinud ja raamatut lugenud. See Dakota Fanning oleks meesterahval väga hea investeering, sest kujutan ette, et kui ta on ütleme kusagil 55 aastane, siis ta näeb endiselt veel väga nooruslik välja, nii et mehed, kui te vaatate saadet, siis teadke, et võtke endale naine, kes näeb noor välja. Jailbait. Ma isegi ei tea, kes on, aga see on Jailbait. Sa ei tea, kes see on? Ma ei tea, kes see on. Kes see on? Kas ma peaksin teadma? Sa peaksid teadma, kes see on. Ma ütle sulle, kes see on. Seda tõesti piinlikuks mul selle olukorra praegu, et ma ei tea, kes see tütarlaps on. Kas ta on eestlane või? On või? Ma tõesti ei tea, kes see tüdruk on. Kas see on Maian või? Ei ole, on ja. Ma ei tea, ma ei tea üldse, kes ta on. Nii et sa arvad, et see on Jailbait? Kes ta on? See on sinu enda pruut. Kettel. Jah. Jailbait, kindel Jailbait. Jailbait, jah. Ja appi on või? Vaata, ma näen oma pruuti ainukesed hetked, kus ma näen teda ilma prillideta on põhimõtteliselt see, kui ta hommikul ärkab, kui ta magama tuleb või kui ta duši alt tuleb, need on ainukesed hetked. Issand, mul on nii fiilik, ma tunnen oma pruuti ära, aga ta tõesti... Aga loomulikult tõesti, see on 25 august 2012 üles laetud pilt ka, nii et see on mõned aastad ikka tagasi. See on ikka mõned aastad tagasi, jaa. Nii et tõesti selle pildi ma leidsin tema siis profiilipiltidelt tuhnides. Loodetavasti see oli õige pilt, nii et mine sa tea, äkki ta kasutas kellegi teise pilti. Ei, see oli tema, kui see nüüd niimoodi, et see on ikkagi näha, see on tema, aga jaa. Kui sina tahad, et sinu silmanägemine vanuses ei kaoks, siis vajuta subscribe, pane see kellanupuga ka sisse, siis saad notificationid ja ma olen kindel, et sinu silmanägemine jääb perfektseks terveks eluks. Absoluutselt, kohtume juba siis, kui on aeg taas kohtuda. Tšau! Tšau! Sa ei tundnud oma Ma ei tunne oma pruuti ära, kui pilt, ei tunne oma tiiti ära, ei tunne oma naist ära nagu. Järgmises osas! Tuled siin minu koduküllas ja hüppama, on ju. Nüüd vaatame, kui hästi sa tunned neid teisi YouTubereid.